Tere tulemast vaatama Statistikaameti infotundi. Mina olen meediasuhete juht Susann Kivi ja õige pea teeb Statistikaameti tarbijahindade tiimijuht Lauri Veski ülevaate sellest, kuidas muutusid hinnad selle aasta 3. kvartalis. Teie küsimused ülekande ja tarbijahinnaindeksi kohta on väga oodatud. Küsimusi saab küsida siinsamas ülekande all kommentaariumis ja need võib ka saata aadressile press@stat.ee. Tänane ülekanne on ka järelvaadatav. Ülekande salvestuse ja ettekande slaidid lisame Statistikaameti kodulehele tarbijahinnaindeksi pressiteate juurde. Minu poolt head vaatamist ja Lauri, palun. Tere hommikust! Nagu varasematelgi kordadel, kui ma olen rääkinud kvartali kokkuvõttes, siis kõigepealt räägiks lähemalt sellest, mis asi on tarbijahinnaindeks ja kuidas seda kasutatakse. Tarbijahinnaindeks on majandusnäitaja, mis väljendab tarbekaupade ja teenuste hinnamuutust eratarbijate jaoks. Ehk siis lihtsamalt öeldes see näitab, kui palju kallimaks või odavamaks on läinud igapäevased ostud. Toit, transport, eluase, riided, muud kaubad, teenused. Ja tarbijahinnaindeksi kasutuskohtadeks on näiteks inflatsiooni mõõtmine, aga ka töötasude, sotsiaaltoetuste, pensionite, lepingute indekseerimine, igasugused majandusprognoosid ja analüüsid ja me anname tarbijahinnaindeksit sisendina ka teistele statistikatöödele. Ja selle järgi saavad keskpangad oma inflatsiooni sihte seada, nii et tegemist on olulise majandusnäitajaga. Meie anname välja 3 sorti tarbijahinnaindekseid. Kõigepealt Eesti tarbijahinnaindeks, see millest me täna räägime, siis on meil tarbijahindade harmoneeritud indeks, mis on rahvusvaheliselt võrreldava metoodikaga ja selle põhjal arvutatakse inflatsiooni ja siis on meil konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeks. Aga alustame kõigepealt sellest, millest me täna räägime, see on siis Eesti tarbijahinnaindeks. Tema erineb harmoneeritud ehk rahvusvaheliselt võrreldavast indeksist selle poolest, et Eesti tarbijahinnaindeksis kasutab kaalustruktuur ainult Eesti elanike kulutusi Eestis ja harmoneeritud indeks kasutab siis ka turistide kulutusi Eestis. Kui täna on 5. tööpäev ja see on tavapärane aeg, millal me tarbijahinnaindeksi välja anname, siis harmoneeritud indeks tuleb välja Eurostati avaldamiskalendri alusel kuu keskel. Nüüd septembri tarbijahindade harmoneeritud indeksi avaldame siin Statistikaameti andmebaasis 16. oktoobril ja Eurostati andmebaasis saab see avalikuks 17. oktoobril. Ja konstantse maksumääraga tarbijahinnaindeks on selline, kus me arvestame aruandekuu hindadena selliseid hindu, kus on maha võetud aasta jooksul tekkinud maksud ja aktsiisid. Ehk siis me hindade puhul arvestame eelmise aasta detsembri maksumäärasid. See on hea näitaja selle jaoks, kui soovid näha, kuidas maksutõusud või maksukadumised on mõjutanud hindade liikumist. Ja inflatsiooniks kutsutakse sellist tarbijahindade harmoneeritud indeksit, kus me võrdleme nüüd aruandekuu hindu aruandekuu indeksit aastataguse indeksiga. Tarbijahinnaindeksi üldine metoodika on selline, et aruandekuu hind, antud juhul me räägime septembrist, võrdleme septembri hindu eelmise aasta detsembri hindadega. See on Laspers tüüpi indeks. Ja igal elemendil seal tarbijahindade korvis on olemas oma osakaal, oma tähtsus, kuivõrd selle elemendi või tema grupi hinnaliikumine kogu indeksit mõjutab. Ja need kaalud kõikidele gruppidele, kõikidele elementidele arvutatakse välja korraga aasta algusest terveks aastaks ja need kehtivad seal aasta otsa. Siin on ülevaade nüüd kehtiva aasta suuremate gruppide osakaaludest. Et kõige suurem grupp traditsiooniliselt on toit ja mittealkohoolsed joogid, see on natuke üle 5% siit tarbijahinnaindeksi korvist. Ja teised 2 suurt gruppi on eluase ja transport. Ja neid 3 ma siin täna lähemalt käsitlengi, kui me räägime kvartali tulemustest ja hiljem siis ka konkreetsemalt septembri tulemustest. Siin on pikk aegrida, 5-aastane kvartalite aegrida tarbijahinnaindeksist, kus baasiks on võetud 2015 ehk 2015 aasta keskmine indeks on 100
ja kui me nüüd siin kolmandas kvartalis käesoleval aastal näeme, et indeks on 163,6, siis see tähendab seda, et võrreldes 10 aasta taguse ajaga on käesolevas kvartalis hinnad 63,6% kõrgemad. 10 aastaga hinnatõus 63,6%. See on siis kvartalipõhine. Ja me näeme siin peaaegu pidevat tõusu, et nüüd selles kvartalis, millest me praegu räägime, see on juuli, august, september, siia sisse mahub ka käibemaksu tõus näiteks, et ka see mõjutab indeksit. Nüüd võtame ette need suuremad grupid, et toit ja mittealkohoolsed joogid. Me siin võrdleme kvartalit eelmise aasta sama kvartaliga. Ehk kui me vaatame nüüd kolmas kvartal 2025, siis võrreldes aastataguse sama kolmanda kvartaliga on hinnad läinud 8,7% kallimaks. Siin tuletan meelde, sellesse käesolevasse kvartalisse või kõnealusesse kvartalisse mahtus ka käibemaksu tõus ja tegelikult mahtus siia ka tubaka aktsiisitõus, aga tubakat siin grupis ei ole ja seda ei olegi rohkem mõtet siin mainida. Eluaseme hinnatõus on märgatavalt laugem olnud kui toidu ja mittealkohoolsete jookide puhul. Kuigi siin kõik punktid on üle nulli, siis tähendab seda, et igas kvartalis on olemas ikkagi hinnatõus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Küll aga on see hinnatõus palju väiksem, kui näiteks seal toidu puhul oli, et nüüd kolmandas kvartalis on nüüd aasta jooksul eluasemele kulunud hinnad kasvanud 0,7%. Transpordirühm oli kolmas suur rühm ja siin me näeme küll natukene suuremat tõusu, mis puudutab just seda aastat. Et 2025. aasta esimeses kvartalis toimub suur tõus ja selle taga on värskelt kehtima hakanud automaks, sest et me siin võrdleme ikkagi kvartalit eelmise aasta sama kvartaliga. Ja see automaks siin transpordigrupis jääb tarbijahinnaindeksit ja inflatsiooni mõjutama veel kuni aasta lõpuni, aga kui mingisuguseid suuri erakorralisi sündmusi vahepeal ei juhtu, siis alates jaanuarist kaob automaksu mõju sellisel kujul siit ära, et siis me võrdleme juba baaskuuga, kus on automaks kehtinud. Hetkel veel me võrdleme ajaga, kus automaksu ei olnud. Ja siin oli üks grupp, mis on langenud aastaga, siis see grupp on riietus ja jalatsid. Ja tegelikult riietus ja jalatsid on siin juba 5. kvartalit järjest allpool nulli, ehk 5. kvartalit järjest on hinnad riietel ja jalatsitel langenud. Vaatame nüüd lähemalt septembri infot. Septembri puhul me vaatame ka muutust võrreldes eelmise aasta sama kuuga, ehk siis aasta taguse ajaga. Siin kõige suurema hinnatõusu, mitte küll olulisuse poolest tarbijahinnaindeksi korvis, aga kõige suurema tõusu on läbi teinud tervishoid ja see tuleb sellest, et aprillis muudeti Tervisekassa hinnakirja, kusjuures eriarstivisiidi tasu 4-kordistus, voodipäevade tasu 2-kordistus, et siin aasta aja jooksul on ambulatoorsed teenused kasvanud 12,1% ja haiglateenused 30,3%. Transpordigrupis, nagu ma enne ütlesin, võrdleme aastataguse ajaga, kus automaksu veel ei kehtinud, nii et siin on ka tugev tõus. Toit ja mittealkohoolsed joogid on stabiilselt siin hindu kasvatanud, kuigi nüüd võrreldes eelmise kuuga langes toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnad 1% võrra. Et kuu lõikes on olnud langus, aga aasta võrdluses, mis on võib-olla natukene parem võrdlus, sest see välistab sesoonsust, siis aasta võrdluses on hinnad ikkagi kasvanud. Alkohoolsete jookide ja tubaka puhul on olnud aasta jooksul aktsiisitõuse ja riietus ja jalatsid siit alt põhjast paistab, et aastaga on langenud nende hinnad 4,5%. Aga ma kommenteeriks veel seda ka, et mis on need mitmesugused kaubad ja teenused,
et sealt alt leiame hügieeni, kosmeetika, sotsiaalhoolduse, kindlustuse, pangateenused ja igasugused muud kaubad ja teenused. Et ülejäänud grupid siin on suhteliselt arusaadavad. Vaatame lähemalt toidugruppi septembris. Kõige suurem tõus võrreldes eelmise aastaga on suhkrut, kondiitritooted ja konservid grupis, kus sees peidab ennast šokolaad. Šokolaadi hind on meie andmetel aastaga kasvanud 36,8%. Ja siis see tõstab ka seda kogu grupi hinnatõusu. Et kogu grupi hinnatõus on olnud aastaga 15,2%. Samuti on kasvanud puuviljade hinnad 15% võrreldes aastataguse septembriga. Ja ka liha ja lihatooted on läinud kallimaks. Et siin on olnud erinevaid probleeme suu- ja sõrataudidega ja seakatkuga aga nüüd, kui me vaatame liha ja lihatoodete gruppi lähemalt sisse, siis loomaliha on aastaga kasvanud 17,7%, linnuliha 22,6%, aga sealiha on hoopis langenud 0,9%. Ainsat langust siin toidugrupi suuremas grupis on köögivilja grupis, mis on langenud -2,6%. Ja värske köögivili on siis käesolevas septembris 5,1% odavam kui eelmisel aastal samal ajal. Eluasemega seotud kulutused on siin ka lahti löödud 4 grupiks. Kõigepealt kõige rohkem on kasvanud eluasemega seotud teenused, et sealt me leiame veevarustuse, mille hinnatõus on olnud 16,8% ja kanalisatsiooni hinnatõus 6,8%. Kogu eluasemega seotud teenuste grupi tõus on 8,6%. Siin üür on aastaga kasvanud 2,9%, aga näiteks elekter on läinud 2% odavamaks. Transpordigrupis on kõige suurema tõusuga eratranspordivahendite ekspluatatsioon. See on see grupp, kust me leiamegi automaksu. Seal on ka igasuguseid muid asju, rehvimine, parkimine ja tegelikult ka diisel ja bensiin, mis on siin joonisel ka eraldi all välja toodud. Et diisel on aastaga langenud 9,5% ja bensiini hind 10%. Sealt ülevalt teiselt kohalt me leiame reisijate veo, mis on aastaga kasvanud 7,5%, et selle taga on peamiselt lennupiletite kõrged hinnad. Ja ka veetransport on kasvanud 8,9%, aga rongi hinnad on seevastu aastaga odavamaks läinud 2,3%. Need on need põhigruppide ülevaated, mis on toimunud siin kuu ja kvartali lõikes. Ja et kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. On tulnud selline küsimus, kas kolmandas kvartalis oli ka hinnaüllatusi, mida tavaliselt kolmandas kvartalis ei näe? No otseseid üllatusi, ma ise nimetaks üllatusena ikkagi diisli ja bensiini hinnalangust, mis minu siin töötades ei ole sellist langust olnud, et meil on siin üle 10% hinnalangused olnud. See tuleb siis ühe konkurendi pandud hinnasurvest teistele konkurentidele. Et see on selline erakordne asi. Sa kirjeldasid, kuidas hinnatõusu vedas suuresti toidukaupade kallinemine, aga samas augustiga võrreldes nägime ka toidukaupade hindade vähest langust. Kuivõrd mõjutab hooajalisus toidukaupade hindu? Eks ta ikka mõjutab, juur ja puuviljad kindlasti on mõjutatud sellest sesoonsusest, näiteks praegu köögiviljad lähevad sügisel odavamaks, aga meil siin värskete köögiviljade grupp on ikkagi praegu odavam, 5% odavam kui eelmisel aastal samal ajal. Nii et ta läheb üldisemalt odavamaks. Et sesoonsust on, aga see ei mängi siin võib-olla nii suurt rolli, et sellest peaks eraldi rääkima. Me nägime, et liha ja lihatoodete hinnatõus oli märkimisväärne. Kas selle mõjutajaks võib olla sigade Aafrika katk? No sealiha hind on nüüd aastaga langenud hoopis 0,9%. Et
kui sealt seakatk mõjutama hakkab, siis me näeme seda alles tulevikus. Et praegu me näeme siin kindlasti loomaliha hinnatõusu ja linnuliha hinnatõusu. Aga sealiha hind on hetkel aastaga langenud. Sa rääkisid ka sellest, et automaks mõjutab tarbijahinnaindeksit kuni selle aasta lõpuni. Jah. Kas mingeid selliseid tegureid on veel, mis avaldavad sedavõrd pikaajalist mõju tarbijahinnaindeksile? Jah, kui me tarbijahinnaindeksis viime läbi selliseid võrdlusi eelmise aasta sama ajaga, nagu ma siin just tegin, et siis kõik see, mis on aasta jooksul juhtunud, igasugused maksutõusud, maksu tekkimised, käibemaksu, aktsiisitõusud, igasugused siuksed erakordsed, ühekordsed hüpped üles või allapoole, need mõjutavad veel aasta aega seda võrdlust. Et kui 12 kuud on möödas, siis me juba võrdleme minevikus perioodiga, kus see maks on juba ellu viidud, et siis on juba natukene sarnasem see võrdlusbaas. Ja viimane küsimus, sa võib-olla ei saa sellele vastata, aga kas sa näed, mis võib hakata tuleval aastal hindu mõjutama? Seda ma pean alati vastama, et meie siin tarbijahindades ei tegele ennustamisega, vaid ainult mõõtmisega ja mineviku peegeldamisega. Aitäh, Lauri! Küsimused on vastatud ja praeguseks neid rohkem juurde ei ole tulnud, et tundub, et siis järgmise korrani.